tuba oli pime ja ma näen, et minu voodi peal seisab mingi kuju, silmad kollased, suu täiesti naerul ja jõllitab mind ning ühel hetkel hüppab mulle näkku. Tere, head külmaverestajad ja kikimooride sõbrad. Mina olen Taki. Ja mina olen Heidi. Ja meil sai aeg otsa. See kõlab nii halvaendeliselt. Nüüd on kõik. Meil sai aeg otsa ja me mõtlesime, et me teeme, kuna eelmine kord oli nii äge ja meil on neid kirju nii palju, et me teeme siis järjekordse Grabbagi episoodi. Võimalik, et teeme ka hooaja viimase sellise. Vaatame, kuidas aega on. Aga lisaks on meil kuidagi sattunud niimoodi, et Heidile oli üks kingitus, mida minu kaudu jõudis, ma olin kulleriks, aga ma ei tea, mis seal sees on. Ja mulle on mingi pakk, mida ma ei tea, mis siin sees on, aga ma vist aiman, et see tegemist, et ma pidin seda vist avama siin kaamera ees. Ma ei mäleta, ausalt ma ei mäleta. Ma mäletan, et ma saatsin vajalikku info, aga ma rohkem ei tea. Okei, aga siis, kes siis alustab? Alusta sina. Ma alustan siis, ma ei tea isegi, kes see saatis selle. Ütle sina. See on see sama inimene, H&T käsitöö, kes tegi siis laadale selle isikustatud toidunõu värgi. Ühesõnaga, mul on siin niisugune massive paberkott, mille sees on mingisugune asi. See krõbiseb täiega. Ma ei tea, kas... Jaa, krõbiseb täiega. Siin on palju asju. Mine kanne ei ole! Näita! Oh my god, kui lahe! Okei, kes ei vaata meid pildis... Kes ei vaata meid pildis, siis see on Kikimooride logoga lõikelaud ja täiesti pekkis, kui äge. Ma see lõhnab ka niisti. Ja kui te ei vaata meid pildis, siis mis teil viga, miks te ei vaata meid YouTube'is? Palun vaadake, sest et sa ei näe muidu seda kunstiteost. Lihtsalt nagu, siin saab päid shoppida. Ja see läheb väga õigele inimesele, sest Heidi on mega köögi kuninganna. Tead, mis ma saan veel teha? Ma hakkasin lugupeetud proua Palmipuu sellisel innustusel, ei. Eeskujul pigem. Hakkasin pasteeti tegema ise. Ja mõtle, poest ma saan ju maksa suurte tükkidena ja maks on nagu päris nagu crime scene materjal põhimõtteliselt, kui sa sellega tööd teed. Palun siis sotsiaalmeediasse pilte. Mis asja? Et palun siis sotsiaalmeediasse pilte. Kuidas ma selle ära rikun või selle verise? Jah, et maks, veri, suur nuga ja Kikimooride logoga, et see on kunst, mis sealt tuleb. Aga siin on veel staffi. Issand, väga. Inimesed ikka oskavad teha. Nüüd mulle tooma selle kõik või? Jaa. Kikimooride logoga võtmehoidja, jah? Ka puidust, issand, kui äge. Cool. Oh my god. Nii, siin on veel asju. Nüüd ma hakkan küll nutma. No. Ma reaalselt just üleeile registreerisin ennast uuesti teooriaeksamina, et minna juhi lubadega möllama. Aga... Parkimiskell, issand, kui äge. Kikimooride logoga. Oh my god, okei, see on hea enne. Ma selle äkki arvad, et see on hea enne või? Kindlasti hea enne. Okei, siis sa ei saa seda enda. Ei, ma isegi ei julgeks võtta sult seda, ma tahtsin nii... Seal on veel asju. Oota, see on see toidulabi. Pannilabi. Jaa. Oh my god. Kikimoorid. Mingi full köögi setup nagu põhimõtteliselt. Köögi ja auto setup. Okei, mis see on?
nii äge on vaadata sind. Issand jumal. Siit sa saad küll osa endale, sest et mu süda ei luba küll jätta nagu endale kõike seda. Sest et siin, appi neid on veel või? Okei, ma kõiki ei krabi välja, aga põmpst, meil on siin Kikimooride coasterid. Oh, kui lahedad. Üli ägedad. Mega ilusad, nagu ma ei tea. Ei ole sõnu, ausalt. Ma püüan, oota, ma otsin kähku selle inimese nime ka ülesse. Et teda ikkagi nimega. Siin on see lakilõhn veel. Ma jumaldan seda, see on nagu vanaema juures oleks. Vanaema juures suvel oli kogu aeg sellel. Ja kogu aeg keegi midagi värvis või lakkis kuskil. Täiega mega lahe nagu kuulge. Ragne. See inimene, kes on selle kõige suure üllatuse taga, on Ragne. Oi, aitäh. Tegelikult ka nagu, see oli praegu siuke emotsionaalne sõit, et oi jumal. Nii lahedad nagu. Täiega ägedad. Ja ta ütles, mul on nii hea meel, et ma ka ei vaadanud enne, mis seal on, et ma sain koos sinuga seda üllatust nautida. Et ta ütles konkreetselt niimoodi, et siin on ka midagi Heidil, et ta väga kurb ei oleks. Ma ei olnud üldse kurb, aga enne, ma ei olnud enne ka kurb, aga nüüd ma ei ole kohe üldse kurb. Nüüd ei ole seda kübet. Võti on sul selle jaoks, et kui sul siis auto on, siis on sul see siis ma saan selle sinna panna. Ja vaatame. See on ka nagu amazing lihtsalt. Võib-olla on sealt midagi ka paneme kunagi loosimiseks või kingituseks mõnel erilisel puhul. Aga ma arvan, et kindlasti pead jätma selle lõikelaua küll endale. Jah. Siin ei ole küsimuski nagu lõikelaud labidas, võtmehoidja, parkimiskell ja vähemalt üks coaster. Vähemalt üks coaster. Okei, mina hakkan siis krabistama enda paki kallal. Näitasin kiirelt ära oma telefoninumbri. Aga see on vist niikuinii avalik olnud ajast aega. Ja siin sees on nagu kingakarp oleks, aga okei. Nii. Näeb see välja praegu selline. Okei, väga põnev. Okei, väga põnev. Ma ei aru, mis see on. See on nagu mingi nukukarp, mis tekitab must natukene õõva. Nii. Okei. Tere, Taki. Mina olen üsna uus ja mul on olnud ainult üks omanik, Crazy Lady Pintsliga. Minu sees ei ela veel kedagi ja sa võid minu sisse külalisi kutsuda. Ajutisi, alalisi. Näiteks vaimse õpetaja, kes saaks sulle mul on külmavarinud reaalselt praegu, kui mul on seda. Näiteks vaimse õpetaja, kes saaks sulle nõu anda, kuidas oma annet paremini kasutada. Crazy Lady Pintsliga arvab, et sa võiksid salvestusel kassipalle kasutada. Siis saavad nähtamatud osalised tulesid vilgutada selle asemel, et sulle kuklale koputada. See on väga hea nõuanne. Ja siis siin on PS, ükski vastakas ei tahtnud kirjutada, kuni Crazy Lady mõttes käratas. Kuradi teemonid, laske mul kirjutada. Okei, no vaatame siis. Oh my god! Nii. Maria! No! Oota, ma ei saa, ta on kinni siin, oota. Oota. Ei saa, oota. Mul on isegi käärid siin, ma arvan, kui tubli ma olen. Sa oled hästi ette valmistunud. Jaa, käärid on kogu aeg kadunud muidu kuskile. Oota. Okei. Ei, oodake. Oota. Ta on nagu, miski on nagu, oota, siin on kumm. Okei, nüüd sain. Oh my god. Kohe saan jalad ka kätte. Miks ta on nii ilus? See ma ei tea, mis see oli. Aga see on üsna selline Bruharia nukk, jah.
ja kassipallid äkki ma peaks What is happening? Tuli koos tuberkuloosiga. Paula Reina on siia kirjutatud, siin on ka mingi juttudel sees. Jutt on see, et see pole sobilik lastele. Sa oled väga ilus. I love you. Hästi, jah. Kuulge, oodake, tehke nüüd see paus, et ma saaks screen'i teha pärast nagu mitu tükki kohe. Te olete nii nüüd lihtsalt. Aga ära siis räägi, siis läheb minu ekraan ka suureks jälle. Ta lõhnab nagu... Ma ei oskagi. Tal on mingi väga spetsiifiline nagu parfüümilõhn. Ma kahjuks ei saa vist seda kuidagi panna, et ta näha jääks, ilma et ta siin kukkumise ohus oleks. Aga äkki ma tõesti peaksin kassipallid välja võtma, eriti arvestades, meil tuleb nüüd kuulajad saada, et ma jätan ta siia kõrvale seisma. Kui midagi juhtub, siis ta on siin olemas meil. Väga ilusasti seisab. Nii tubli. Niimoodi on siin nüüd. Issand, ta on nii ilus. Okay. Ma mõtlen, kelle ma sinna sisse kutsun. Ma otsin oma kassipallid välja ja siis lähme lugude juurde. Kuule, aga siis, kui sa siin otsid, siis ma samal ajal igaks juhuks ütlen sulle, et sa hakid päris palju. Millegi pärast. Kas ma hakin siis, kui me räägime korraga või... Ei. Siis, kui sa ise seal praegu toimetasid enne just, siis hakkisid... Aga ta salvestab lokaalselt. Nii peaks olema fine. Okei, nii. Vaatame, kas need siin ka töötavad. Aga ega teie ju niikuinii ei näe. Kuhu ma panen, et te näeksite? Seal on näha, jah. Ma ei tea, kas see on hea või halb mõte. See on selgumisel. Okei, 2 kassipalli on seal üleval. Kui Heidi märkab, et nad vilguvad, siis annab ta teada, sest ma ise ennast ei vaata enamikku ajast, kui ma loen. Ja ma ei tea, kas teeme siis täna ka tagurpidi või... Ma ei tea, kuidas sa tahad. Mina võin igat pidi teha. No teeme siis tagurpidi. Alusta siis sina ja siis ma võtan siis järgmise loo. Olgu pealegi. Võtan siis kuskilt midagi. Võtan selle näiteks. Tere! Oota, ütle mulle ka, kus sa... Tegelikult vahetele. Okei, tere! Avastasin Kikimori kogemata. Arvan, et 2024. aasta oktoobris. Pedant, nagu ma olen, pidin hakkama kuulama esimesest osast. Minu imestuseks ei olnudki see esimene osa, vaid see viis mind otsaga külma värinate esimese osani. See oli 100 esimene osa vist tegelikult, on ju? Midagi siukest, jah. Nii ma siis kuulasin neid jutte koristades, süüa tehes, pesu lapates, autoga sõites, enne uinumist ja nii edasi. Nii lae. Jaanuari lõpupoole jõudsin sinnamaani, et ootasin juba uut osa. Lisaks minule hakkas teid kuulama ka minu 17-aastane tütar. Kes kohe alguses hakkas peale jutuga. Emme, kirjuta ka meist sinna. Mina vastu. Meil ei ole nii põnevaid lugusid, aga allusin lõpuks lapse soovile. Hästi tehtud. Et kiri liialt pikaks ei läheks, siis seekord räägin oma äiast, kes lahkus siit meie maailmas 2022. aasta sügisel. Olen seda usku, et on olemas hingede kodu, kus pannakse paika järgmine elu, on ta siia märkinud eraldi ära. Nimelt nägin und, et läksin hoovi, kus oli meie armastatud taat. Tervitasin teda kallistades ja imestasin, et miks ei tunne tema lõhna. Mitte parfüümi, vaid seda iga inimese enda oma lõhna.
Taat kallistas mind kõvasti vastu ja ütles seepeale, ole nüüd hästi rahulik, viidates minu kõhule, aga 2 päeva pärast hakkame matma. Ehmasin seepeale ja ärkasin üles. See oli selline jube paha tunne, ei tahtnud sellest kellelegi rääkidagi. Kuna see jäi aga mind kummitama nii raskelt, rääkisin lõpuks sellest unes oma vanemale tütrele ja mehele. Ei osanud. Ma ei tea, ma ei saa aru, kas see peaks olema unest, sellest unest äkki. Okei. No vaatame, kuhu me jõuame. Rääkis vanemale tütrele ja mehele ja keegi ei osanud selle peale midagi kosta. Lõuna ajal sai mees kõne meie mammalt, et Taadi viidi haiglasse, kuna oli kogu öö üleval, sest tundis ennast väga kehvasti. Ja lõpuks oli hommikul nõus siis haiglasse minema. Seda kuuldes tuli mul mega hirm koos külmavärinatega. Vaatama teda minna ei saanud, sest olid veel COVID-i piirangud. Kolmapäev möödus muretsedes, kuid suuremate muutusteta. Neljapäeva hommikul ärkasin 9 ajal Taadi hääle peale, kes ütles mulle, et kell 11 on kõik läbi, aga ole ikka rahulik. Olin nii ehmunud, hüppasin voodist välja, läksin kööki, kus mu mees telefoniga rääkis. Talle helistas ta õde, kes selgitas, et läheb teise õega haiglasse, kuna Taadi seis on kehv ja nad said loa, aga et kõik sinna nii-öelda ei tilguks, oodaku mu mees Tallinnast tulevad lapsed ja lapselapsed ära ja siis läheks kõik koos. Mees lõpetas kõne ja rääkis siis mulle. Vastasin kohe, et sa ei tohi ootama jääda. Mine kohe. Sest südames ma ju teadsin, et Tallinna omad õigeks ajaks ei jõua. Alguses vaidles ta mulle vastu. Siis ma selgitasin, et ma ei tea, mis see oli, aga mu süda on raske ja rääkisin sellest kella 11. Mees mõtles natuke ja ütles, et pange riidesse ja lähme siis kohe. Haiglani meil oli 5 minuti tee. Läksime. Meie Taat oli juba teadvusetu ja viidi just kuskile uuringutele. Õed jäid voodiga seisma. Rääkisime ikka Taadiga natuke ja andsime teada, et oleme seal. Sel hetkel hakkas monitor märku andma. Tema südamelöögid kiirenesid ja silmist hakkasid tal pisarad voolama. Oh my god. Mu süda läheb katki seda lugedes nagu reaalselt. Aga saime aru, et ta teadis, et me oleme seal. Kuna oli piirangute aeg, siis ütlesin mehele, et ta jääks oma õdedega sinna. Ma lähen lastega ära. Kõndisin tüdrukutega koju, olime kurvad, kuid imestasime, et Taat ikka teadis, et olime seal. Vanem tütar ütles, et emme, ma loodan, et see ei ole sinu unenäoga seotud ja Taat saab terveks. Täiesti automaatselt vastasin, et Taat jättis meiega just hüvasti ja kell 11 on kõik, et Tallinna omad jäävad kahjuks hiljaks. Oh my god. Mul on endal sellised külmavärinad praegu. Mul ka. Oh my god. Samal hetkel ehmusin. Miks ma selle välja ütlesin? Noorem tütar oli siis 9-aastane. Jõudsime koju, lihtsalt istusime ja meenutasime oma Taati ja üritasime luua illusiooni, et kõik läheb paremaks. Kell sai 11. Palusin kogu südamest, et mul ei oleks õigus. 11.07 helises mu telefon. Oh no. Helistajaks oli mu mees, kes teatas, et Taat lahkus. Vanima tütre ja vanima poja ehk siis minu mehe juuresolekul. Tallinna omadest jõudis esimene auto 20 minutit hiljem. Täiesti pekkis, mul on nii räige kanakas. Mul ka täiesti üle keha. Siuke kananahk. Mind valdas kohutav kurbus ja suur küsimus, miks ta andis mulle sellest teada. Tundsin justkui süütunnet, et ütlesin need asjad kõva häälega välja ja siis nii läkski. Lõpuks aga jõudsin arvamusele, mida tahan kogu hingest uskuda, et ta hoiataski just mind seepärast, et see ei tuleks suure ehmatusena. Minu kõhubeebi pärast. Nii armas. Nägin Taati enne haiglat viimast korda sellel eelnenud reedel. Olime käinud ultraheri uuringutel ja saanud kinnitust, et see on poiss ja kõik on okei. Läksime siis oma uudist teada andma. Taadi viimane lause mulle oli kallistuse saatel. Jälle sünnib inimene, kes viib tükikse minust edasi. Appikene. Ma hakkan nutma. Ma ei suuda.
see ei ole normaalne, teete meiega niimoodi. Issand jumal, ja kohe kindlasti sina ei põhjustanud seda, see oli täpselt see. Ma ei tea, kas see ka nii on, aga meie taadi elutee number oli 5. Meie sündinud beebi elutee number on 6. Mingi osa minust usub, et ta ei vii ainult osakest edasi, vaid rohkem. Tervitades ja kõike ilusat soovides, Mellu. NB, luban, et kirjutan veel, sest natuke on meil juhtunud küll nii enne kui ka pärast. Kirjuta kindlasti, aitäh, et sa sellega kirjutasid ja ta viib kindlasti rohkem edasi, sest et kui ta on su äi, siis ta viib edasi, kui ta on ju poiss ja sul olid seni tüdrukud, ma sain aru, siis ta viib nime edasi. Muuhulgas. Olgu, ma siis kerin kuskile. Oota, ma ei ole õiges kohas üldse. Mis selle faili nimi meil on? Kuulajakirjad või? Kirjad, lihtsalt kirjad. Kuulajad, kirjad. Jah. Okei, nüüd ma olen õiges kohas. Nii, ja võtame näiteks lehekülg 28 ja vaatame, kas seda õnnestub mul Pagesesse kopida. Õnnestus. Nõnda. Tere! Avastasin teid üsna hiljati tänu oma sõbrannale, kes mulle teie podcastist rääkis. Aitäh, sõbranna ja kõik teised sõbrannad ja sõbrad ja pereliikmed. Sest et niimoodi te aitate tõesti meil kasvada ja niimoodi saate te armastatud kuulajakirju rohkem, sest et mida rohkemad meist teavad, seda rohkem saavad inimesed jagada oma lugusid. Ja meie muidugi ka tahame oma lugusid teiega jagada. Nõndaks, kui ma esimest korda teie podcasti kuulsin, siis I loved it! Ma hoiatan, et see kiri võib pikaks venida, aga ma proovin teha nii lühidalt kui võimalik. Jällegi, stop it! Nagu vabandused sisse, vabandused välja. Jah. Nimelt ma ei uskunud paranormaalsetesse asjadesse enne, kui nad minuga juhtuma hakkasid. Rändan ajas tagasi, kus kõik alguse sai. Ma täpselt vanust ei mäleta. Me elasime mina, ema, isa, sulgudes on, et siis elas isa veel meiega, 2 õde ja 1 vend ühes korteris. Ja ta märgib, et tema ema elab siiani seal. Meil oli 2 korterit koos. Korter ise oli 4-toaline, ehk siis 2 magamistuba, 2 elutuba, 2 kööki, 1 vannituba ja 1 WC. 2 korterit koos, aga ainult 1 WC. Kuna mul oma tuba ei olnud, siis ma magasin seal, kus ise tahtsin, ehk kummaski elutoas. Debo, mõnus. Mida me sellest arvame? Ei, selles mõttes alati on hea, kui on valikuvariant. Jaa, ei no selles mõttes mul ka oma tuba ei olnud, ma pidin jagama õega, ma arvan, et see on väga tavaline. Minul ei olnud ka. Sul ei ole oma tuba. Jah, mingi ajani. Aga see, kui ma sain oma toa. Et sa said ise valida, kus sa magad, on minu jaoks veider kontseptsioon, sest et mul oma voodi ikkagi oli ja see on umbes nagu vaata, need osad kontorid teevad seda, et sa lähed hommikul tööle ja võtad selle laua, mis vaba on, et sul pole nagu oma töölauda. Ja osadele inimestele väga hästi sobib. Okei, niisiis. Ühes korteris magas mu ema ja isa ja teises korteris magas mu õde ja ta tollaegne kaaslane, kes elasid koos meiega. Teine õde ja vend olid tollaks ajaks välja kolinud. Nimelt oli 2 korteri vahel olevas seinas suur ümmargune ukseava, et saaks minna ühest elutoast otse teise. Ühel öösel olin ma suht kaua üleval. Mul ei olnud und. Tõssin pea üle diivani ääre ja näen, et üks pikka kasvu keskmise kehaehitusega meesterahvas kõnnib mu õetoast kööki. See ei olnud mu õemees, muidu oleks ma kuulnud, kuidas uks kriginaga kinni lahti käib. Ma hakkasin niimoodi kartma, et ma peitsin pea teki alla ja sama hetk tunnen, kuidas keegi hingab mulle näkku. Ma ei julgenud ennast liigutada ja proovisin ruttu magama jääda. Rohkem ma seda meest ei näinud. 3 aastat tagasi kolisin ma omaette elama.
alguses me mehega kuulsime, kuidas potikaaned kukuvad maha. Aga mõtlesime, et mis seal siis ikka, ju paigutasime nii, et libisesid maha. Kui ma rasedaks jäin ja koduseks hakkasin, no siis oli reaalselt kõhe kodus olla. Rasedaja alguses oli mul hästi raske, mul oli meeletult halb, meeletu nõrkus, suutsin liikuda ainult mehe abil, kuna ma ei suutnud tilkagi süüa. Otsustasin magama minna ja ühel hetkel teen silmad lahti. Tuba oli pime ja ma näen, et minu voodi peal seisab mingi kuju, silmad kollased, suu täiesti naerul ja jõllitab mind ning ühel hetkel hüppab mulle näkku. Ma niimoodi kiljusin, et mees jooksis elutoast minu juurde. Ma peitsin pea kätte vahele ja seletasin, mis juhtus. Nagu ikka mees arvas, et see oli kõigest halb uni, aga ma võin vanduda, et see uni küll ei olnud. Siis hakkasin vaikselt kuulma, kuidas ukselingid teevad häält. Kuulen, kuidas keegi vaikselt ütleb minu nime. No pekki, too hetk ma arvasin, et mees teeb tünga, aga ta oli tööl. Pärast lapse sündi oli vaikne. Laps sai 6-kuuseks, kui ta vaatas magamistoa ust ja hakkas laginal naerma. Viskas sinnapoole pehme mänguasja ning hakkas uuesti südamest naerma. Kui ma küsisin, kellega sa mängid, siis ta vaatas mulle otsa ja mäng sai läbi. Siis oli taas päris pikalt vaikus, kuni laps sai 1-aastaseks. Andsin parasjagu lapsele süüa ja jälle sama olukord. Seekord vaatas ta mu kõrvale, naeris südamest ja jutustas. Kui ma uuesti küsisin, et kes seal on, kellega sa jutustad, siis oli vaikus ja ta sõi edasi. Ühel hommikupoolikul ma panin talle telekast multika ja proovisin tema kõrvale ja läksin tema kõrvale diivanile pikali. Issand, see on asi, mida ema teavad väga hästi nagu. See hetk, kui sa saad selle 5-10 minutit, et lihtsalt nagu olla korraks pikali. Nii, ma olin tookord nii väsinud, et proovisin natuke tukastada. Tõesti nagu... Ma tunnen seda, sellest on möödas 13 aastat, aga ma mäletan seda üli hästi. Sul on vähem möödas, sa mäletad ka ilmselt väga hästi seda. See ei lähe naljalt meelest, jah. Ja, tõstsin pea üle õla, kuna kuulsin, et telekas on vait ja vaatan, et YouTube on ka telekal ees. Mõtlesin, et laps sai puldi kätte, aga pult oli hoopis arvutilaua peal. Ainult puldist ja telefonist saab YouTube'i ette panna. Õhtupoolikul pani lapse magama ja ühel hetkel ärkab ta meeletu hüsteerilise nutuga üles ja vaatab ainult ühte kohta. Ma ise arvan, et ta nägi seda sama, keda nägin mina raseduse alguses, sest ta ei olnud nõus voodis magama, vaid magas minus üles. Nüüd ma tunnen viimastel kuudel, et keegi on mu riidekappi juures ja jõllitab mind, kui ma magama üritan jääda, aga ta ei näita ennast mulle. Kui ma magama jään, tunnen, kuidas ta tuleb mu kõrvale öökapi juurde ja hingab mulle näkku. Oma kollaste silmadega vend lihtsalt sai aru, et välimus ei sümpatiseerinud. Ühel ööl tundsin, kuidas keegi puudutas mu nägu. Ärkasin üles ja ei näinud kedagi. Arvasin, et see on uni, aga tundsin, kuidas keegi istub mu jalgade juures. Vahel on siin nii hirmus olla, et panen kodust plehku, päev otsa olen küla peal ja kui on aeg koju hakata liikuma, no ei tahagi koju tagasi minna. Mul mees ei usu siiani, et keegi meil siin korteris on peale meie. Me kuulsime, et meie kõrvalkorteris suri omanik paar aastat tagasi ära, korteriis siis sees. Võib-olla on tema meie salapärane külaline. Ma pole julgenud kellelegi oma lugu rääkida, sest inimesed arvavad, et mul on liiga elav kujutlusvõime ning mind ei usuta. Aitäh, et teete seda, mida teete ning viitsisite lugeda minu pikka lugu. Aitäh. Siis ta veel saadab sükse südame märgikese ka meile. Aitäh, et sa kirjutasid meile ja jagasid ja me 100% usume sind. Nagu kõlab, et seal on, kuna see on nagu nii pikkade vahedega, siis tundub, et seal on, mina arvan, et siin on 2 asja. Et ühed käivad läbi ja siis on miski, mis on rohkem siuke kuri ja on paigal ja võtab erinevaid vorme. Mul oli esimene mõte see, et nad on erinevad tüübid kõik. Noh, umbes sarnane on ju, mis ma siin. Mis on siis sama jah, mis käivad läbi, eks ju. Eksperdid on rääkinud.
eksperdid on rääkinud, aga tead, kes on veel erinevad tüübid või? Patronid, of course. Of course, meie back-patronid. Igaüks neist on eriline ja erinev ja me armastame teid kõiki ühtmoodi. Meil ei ole lemmiklapsi, meil on kõik, te olete meie beebid ja nunnupallid. Ja suur-suur tänu, et te meid toetate. Patreonis on veel lisaks muid boonuseid ka, mitte ainult see, et te saate meid toetada. Me püüame teile ikka vastu ka anda üht-teist. Saate märkmeid, boonusosasid, videosid, sarjasoovitusi, saate hääletada, saate teemade üle, igast kama on seal. Ja varsti paneme jälle juurde terve hunniku uut kama. Ja eriti hea on minna sinna ilmselt, kui meil nüüd väike jaanipuhkus tuleb, saate siis võtta proovinädala hea jaanide ajal kuulata, võib-olla sobib ja jätta toetajaks, kui mitte, siis pole ka ju midagi, tükki küljest ei ole võetud. Aga teie toetusega käib kaasas ka nimeline tänu nimekiri igas saates ja ütleme siis aitäh viib külmavaristajatele, kelleks on Indrek, Keit, Mumm ja Volkergeist ja Pillerin. Aitäh Kikide sõber, kodutute uudised ja aitäh külmavaristajad Agnes, Anett, Anli, Anne, Anni, Annika, Anju, Bell, Lille emojiga, Krissu, Diana from the Moon, Elin, Elizabeth, Endre, Erika, Edlin, Erki, Frida, Kathy, Krets, Heili, Heleri, hundiblika, issand, tal olid need tiigrikäppa jäljed, sinine liblikas, I still love you guys on ka siis emotsidega välja toodud. Ilona, Iris, Jaanika, Jörgen, Kadja, Oliver, Kairi Ghost emojiga, Karena, Karina, Cat Austraalia ja aitäh Katile ja siit edasi ma lasen sul pureda. Ja aitäh Kats, Kelly, Kerli, Kersti, Ketrin, Grätu, Gretsu, Kristlin, Krista, Kristel, Kristi, Kristin, Kätlin, aitäh, Liina, Maarja, Malle, Marta, Merle, No Name, Regli, Shirley, Silvia, Sirel, Tondiste, Valge Siil, Väike Päike ja Üla. Ja ärge siis unustage, et patronid saavad ka www.kikimoorid.ee poest soodukat ja ärge unustage kirju saata kikimoorid@gmail.com ja muidugi kikimoorid.ee lehel saab ka lugusid saata, kui te tahate sellel teel seda teha, sest miks ka mitte. Aga lähme siis siit edasi. Sinu kord on siis nüüd võtta midagi järgmiseks, jah? No ma siis võtan. Vahepeal ütlen siis, et kui keegi soovib, siis te võite katsuda. Ahah. Töötavad. Nii. Võtan siis ühe loo. Tere sõbrad. Alustuseks soovin öelda, et kõik jääks diskreetseks, sest pole teiste osalistega seda läbi rääkinud ja seda põhjusel, et aeg on meie elud eri suunas viinud. Olgu peale. Lugu ise toimus umbes 2003. või 2004. aastal. Huvitaval kombel pole tegu ei kadunud vanavanemate maja või mõne hiidvana mõisaga, vaid Mustamäe kõige tavalisema korteriga. Kas meil on korterid teemaks täna? Natuke nagu on. Natuke nagu on. Lugu algas nii. Olime kõik kolmekesi ehitustöölised, noored ja soov olla enda kodu peremees. Mõeldud tehtud. Leidsime üsna soodsa 2-toalise mustakal. Renoveeritud, ilus, puhas ja korras. Võtsime ära, aga aeg oli selline, et tervislik eluviis polnud prioriteet. No ja. Algus oli äge, pidu peo otsa, vaba pind, 0 keeldu ja hommikul kenasti tööle. Sama, täpselt sellel ajal, täpselt sama, ainult et töö asemel oli ülikool. Aeg läks edasi ja miskit hakkas häirima. Nimelt oli meil kokkulepe, et mina magan elutoas ja teised 2 ainukeses magamistoas.
Don't get it wrong, kõik heterod on siia juurde mainitud. Okay. Happy Pride Month, we wouldn't care. Elasime seal circa 3 nädalat, kui läks pingeliseks. Minul oli lihtne ja kasutasin oma võimalusi ära. Teistel seda võimalust polnud, kuna nad olid kaugemalt pärit. Varsti saate teada, millest räägin. Okei. Aeg oli selline. Paragrahvid kustunud. Alkohol oli igapäevaselt. Samuti poob. Ja kahjuks... Kanep. Okei. Kahjuks ka A. No, see on... jah. Mina märkasin seda juba esimesel nädalal, et ei ole vahet, kui purjus või tossus ma olen, siis päriselt magama ei jää. Need, kes on tossu teinud, teavad, et see peaks probleem olema. Mina mõtlesin, et minu mure ja peale esimest nädalat käisin erinevate vabanduste põhjal vanaema ja oma vanemate juures ööbimas nii paar korda nädalas, sest siis sain magada. Okei. Väga huvitav. Möödus 1,5 kuud ehk kui suud lahti tehti. Ma ise alustasin vihast, väsimusest ja God knows why. Ütlesin, ma ei tea, kuidas teil, aga mina lähen sellest üürilepingust välja. Mina selles korteris ei maga üldse. Täiesti 0 ja ma ei jõua enam. Siis ütles üks mu kaaslane, kes on nagu päriselt isalõvi. Et mida tärn, ma pole kordagi maganud. Okei, nüüd hakkavad asjad. Ja kohe segas vahele 3. kamraad ja ütles, et ta on ainuke, kes ei maga. Ta arvas, et ta on ainuke äkki siis? Ilmselt siis arvas, et ta on ainuke. Lõpptulemus, me olime 1,5 kuud kõik koos silmi kinni hoidnud öösel, et mitte teisi segada, aga reaalselt olime me kõik ärkvel. Oh my God, kui õudne, see on, esiteks juba meditsiiniliselt on see täiesti nagu... See on nii kurnav, see ju ajab täiesti segi lõpuks, nagu selleks ei ole palju vaja, et... Tegelikult päris ilma uneta, no seal ikka mingid mikrouned toimusid, sest päris ilma uneta, no või siis ongi paranormaalne, täiesti paranormaalne. Ma ei tea, issand. Inimene sureb ilma uneta mingi nädal, ma ei tea, Nii, kuhu ma jäin nüüd omadega siia. Mina küll põgenesin paar korda nädalas ööseks ära, aga mida nemad tundsid, ei taha teada. Lisaks siia ei mingit liikumise asjadega varjude, no ühesõnaga neid asju nad ei näinud, kõik muu oli 5+, aga korter, kus ei uinunud isegi unerohuga. Ainult üks kord olen sellest ühe kodanikuga rääkinud ja tema jahus mingist veesoonest. No ei usu. Teiste meeste käest pole ka küsinud, sest mingil põhjusel ei tahtnud sellest enam keegi rääkida, kaasa arvatud mina. Lihtsalt andsime selle korteri ära ja kui õigesti mäletan, jäi sissemaks ka õhku. Ühesõnaga, mage lugu võrreldes teie storidega, aga minu juhtmekkerisse ajajärk kokku, kuigi pean ennastki üle keskmise kõvaks meheks. No sa oled kindlasti üle keskmise kõva mees, kui sa suutsid siukses korteris nii kaua vastu pidada. Jõhker, issand. Okei, ma saan aru, et kui seal on nagu suitsetati ja A ka mängus, aga alko, noh, ja lõpuks on ikkagi seal, lõpuks ikka jääd magama, isegi kui seal A mängus on, et see on nagu... Ei ole selles mõttes mingi hetk nagu anyway kukud ära. Ja, või läheb psühhoosi. Aga noh, ma eeldan, et nad iga päev ka triipu ei teinud, et noh, et umbes, et võib-olla alkohol oli iga päev, aga siis seda enam sa võiksid nagu ära vajuda, on ju. Jaa, võttu. Minu juhtmed ajas see ka praegu täiega kokku. Mina ei saa ka aru sellest, kuidas see võimalik, et kolmekesi elatakse koos 1,5 kuud niimoodi, et mitte keegi põhimõtteliselt ei maini teistele, et tuuds, ma ei saa magada siin. Okei. Ma teen nüüd seda, et ma panin otsisõnasse korter ja võtan ühe loo, kus on, tundub, et on korter. Nii et ma tekitasin meile teema.
Nii. Ja ma juba nägin, et siin on ka vabandust pika kirja pärast, aga ma lihtsalt, ei, nii. Tere, Kikimoorid! Olen teid juba pikalt koos oma vanema õega vaadanud ja mõtlesin, et äkki peaks ise teile kirjutama. Lugu leiab aset väikeses kortermajas. Olin sel ajal umbes 8-9 aastane, nii et paar aastat pärast seda, kui eelnevalt nimetatud korterisse sisse kolisime, nüüdseks olen juba 16. Okei, natuke segane, aga see, lähme edasi. Eelnevalt elasime me kahekorrulisel... Mis see oli? Ma ei tea, mis juhtus. Nukk kukkus ümber. Okei. Seisa nüüd, palun. Nii. Aga need lambid ka vilkuma. Ja ma just vaatasin. Nagu hästi. Okei, nii, nukk seisab. Okei, nii. Eelnevalt elasime me kahekorrulises majas, mis asus Sindis. Palju mul sellest majast meeles ei ole, kuna olin päris väike. Kuid üks kindel asi, mis mulle ilmselt eluks ajaks meelde jääb, on mu vanaema surm. Olin siis veel umbes 3-aastane. Ta elas pikalt meiega ning mu ema ei käinud tööl ja oli tema hooldaja. Niisiis paar aastat pärast tema surma kolisime eelnevalt mainitud korterisse. Mäletan, kuidas sel õhtul enne magama minekut rääkisin emale, et ma kardan, et mamma, ehk siis see surnud vanavanaema, ei leia meid üles. Missakene. Põhjus selleks oli, et meie peres oli ja on siiani väga palju kordi, kus surnud käivad meil unes külas. Aga mulle tunneb, me lõpetame ja alustame saate nagu... Yeah. Niisiis jäin magama, aga ärkasin keset ööd selle peale, et tunnen, kuidas keegi mu voodi äärele istus ja kuidas voodi äär alla paindub. Olin sel hetkel kõhuli ning peali keeratud seina poole. Seega ei näinud, kes see oli, kuid olin kindel, et see ei ole päris inimene. Süda puperdas, aga ma ei liikunud sentimeetritki. Pärast paari minutit tundsin, kuidas suur kogu langeb mu peale. Nagu mind kallistatakse, kuid see ei tundunud päris. Imelikul kombel ma ei kartnud enam. Üle keha tuli selline rahutunne ja ma jäin sekunditega jälle magama. Kui emale sellest rääkisin, siis ta ütles mulle jutumärkides, ma ei tea, miks see siin on quote on quote, ma ütlesin, et mamma alati leiab meid üles. Selle peale hakkasin nutma, kuna elus olles olin ma oma vanavanaema koopia. Ta oli mulle väga tähtis inimene ning sain isegi ühe oma nime temalt. Ja ma ütlen, ainult siis siin lõpus on ta kirjutab aitäh, selle, mis ta edasi seal kirjutab, seda ma enam ütle, ma ütlesin seal alguses. Väga armas, väga hästi minu meelest praegu korterid, Oskame küll. Vanad. Teie oskate jube ägedalt kirjutada meile nendest oma kõhedatest kogemustest. Ja, meil on hea meel, ja suur au, et te meile kirjutate ja jagate, sest et ega see ju tuleb väga sageli kirjadest läbi, kuidas kardetakse, et ei usuta ja pole kellelegi rääkida. Nii et aitäh, et te meid usaldate ja meil on hea meel siin olla teie jaoks. Aga meil kuulajakirjades ei ole boonust, see on kõikidele avalik ja kohtume siis järgmisel nädalal ja aitäh kingituste eest loomulikult ka. Ja ma siis saan... Lõikelauda veristama. Jah, me lähme sööma ja ma siis mõtlen, kelle ma siia oma nukkukesesse sisse kutsun. Aga teeme siis praegu omalt poolt tšau ja seniks, kuni me jälle kohtume, püsige kõhedad.